Tere, mina olen Nele Kullarkup ja te vaatate saadet Pealkirja taga, kus võtame kokku lõppeva nädala akuutsemad uudisteemad. Eestis on pikalt peetud debatti selle üle, kas toiduainete käibemaksumäära tuleks langetada. Valitsus ei ole kaasa läinud opositsioonierakondade ega pea 100 000 häält kogunud vastava rahvaalgatuse nõudmisega. Samal ajal tegid vastava muudatuse meie lõunanaabrid lätlased, kus toiduainetele langetatud käibemaks 21%-lt 12%-le jõudis ka päriselt toote hindadesse ning näitas, et inimeste tarbimine on seeläbi kasvanud. Miks Eestis vastav debatt aga tulemusteni ei vii ning millised tagajärjed sel olema saavad, seda arutan enda tänase esimese saatekülalisega, kelleks on toiduainete käibemaksumääral langetamist nõudva rahvaalgatuse autor Jana Kusanova. Tervist! Tere, Nele! No ma olen teinud sulle siin 10 kas-küsimust ja vaatame, mis sellest välja tuleb. Vaatame. Kas Läti näide kinnitab täna meile fakti, et kõik on tahtmise taga kinni ning senised ettekäänded, miks Eestis pole seda sammu veel astutud, ei päde? Jaa, olen absoluutselt rahul nende tulemustega, mis Läti meile näidanud on, et ei päde see jutt, et kellegi karvane käsi võtab selle vahe ära ja läbikandvusprotsent on suhteliselt suur olnud Lätis, et pea täielikult siis kandus üle see langetus, osati isegi ületas neid näitajaid. Et kindlasti tahtmise taga ja et nüüd on nagu nii ere ja näide kohe siit 300 kilomeetri kauguselt, et täitsa ootan seda, mida valitsuse liikmed nüüd hakkavad rääkima. Kas aasta aega antud debatti on meid tänaseks kuhugi viinud? Ei ole. Et jutt on olnud suur, aga tegelikult kuidas, et ütleme näinud nagu rohkem sellist tõelist palet poliitikute osas, et ma ütleks, et usaldus on poliitikute vastu veel enam langenud ja selline ühiskonna nagu lõhenemine on võimu ja kodanike vahel, et ma arvan, et kodanike õiglustunnet on riivatud ja riik on kodanike alt veetnud, et sellises puhul, kus inimesed ei saa enam nagu süüa osta ja toiduhinnad on nii suured, kuigi meil on toit on nagu ei ole tarbese just, et seda tuleb igapäevaselt tarbida nii-öelda. Et see ei ole luksuskaup, vaid just, on see, mida on inimestel igapäevaselt tõepoolest vaja. Ja kui selle hind küündib selliseks, et inimene ei saa täisväärtuslikku toitu endale lubada, siis ma arvan, et me oleme ühiskonnana kuskil on midagi valesti mindud. Kas tänaseni on veel inimesi, kes teile kirjutavad, kes on enda allkirja sellele rahvaalgatusele andnud ja küsivad, et miks midagi ei ole tehtud, miks sellest midagi ei muutunud? Sellist, nad mõistavad, miks midagi ei juhtunud. On väga toredaid jälgijaid mul, kes üks armas jälgija tõi mulle meepurgi just hiljuti ja ütles, et olgu see käibemaks langetatud ükski hetk. Aga pigem on toetavad sõnumid ja küsitakse ja uuritakse ja eks ikka näevad ka, et ma ajan seda asja edasi ja toetajaskond. Aga vaim ei ole murdunud, selles mõttes ei ole näha, et inimesed on lootuse kaotanud? Jah, et selliseid kahtlejaid on alati ja sellist no can do attitude'i, aga minu meel ei ole murdunud, et see on, ma arvan, aja küsimus lihtsalt vaadates seda trendi mujal maailmas, Euroopa Liidus just nimelt, et ainult Leedu ja Taani hetkeseisuga ei ole langetanud, ainult Taani nüüd ka Taani võttis vastu otsuse siiski. Koalitsioonilepingus on kirjas, et millest me räägime. Kas tänaseks on saanud toiduainete käibemaksu määral langetamisest pigem poliitvõitlus kui tarbija huvidest lähtuv debatt, et seda kasutavad ära nii opositsioonierakonnad, kes justkui oleks näoga rahva poole ja ütlevad, et tuleb kindlasti ära teha. Seda kasutab ära mõneti ka võib-olla koalitsioon, kes ütleb, et seda ei saa teha ja opositsioon niisama siis opositsiooni pingi pealt kasutab enda sellist eelist ja lihtsalt karjub, et rahva hääli võita. Ja, ega selles suhtes, et lubada on väga lihtne. Igast erinevaid asju ilusaid jutte rääkida, et seda me oleme näinud, kuulnud. Kindlasti ta on tehtud väga poliitiliseks küsimuseks ja asja eest, sest et seda tuleb lahendada sellisel tasandil ja riigi tasandil. Et mis muu lahendus on, kui hinnad on lihtsalt nii kõrged. Aga ma siiski arvan, et tulles tagasi nii-öelda filosoofilisele tasandile, siis ikkagi ongi, et see on inimõigus ja nii-öelda inimõiguse ja õigluse küsimus.
Te juhatasite meid väga hästi sisse minu järgmisesse küsimusse, et teie loodud rahvaalgatuses oli toodud punkt, milles ütlesite, ja ma tsiteerin, taskukohane juurdepääs kvaliteetsele toidule on otseselt seotud inimväärikuse kaitse ja inimväärsete elutingimuste tagamisega. Kas inimväärikus on täna Eestis teie hinnangul löögi all? Kui ma vaatan ja näen, et 60-ndates, 70-ndates vanemad inimesed korjavad pudeleid radama peal selleks, et toime tulla, siis ma usun, et mitte keegi ei taha sellist elu oma vanaemale, emale, ükskõik kellele, et midagi sellist kogeda, pealt näha. Minul on kodanikuna ebamugav, kuhu on jõudnud Eesti riik. Minul on ebamugav seda näha. Kas te usute, et see seisab pelgalt meie valitsuse otsuste taga või on need siiski maailma mastaabist lähtuvalt tulenevad protsessid, mis kuidagi mõjutavad meie hakkamasaamist samuti? Kindlasti maailma protsessid mõjutavad, aga siin ongi, milleks on siis üldse riik, milleks on meil poliitikud. Nad peavad raskel ajal tulema inimestele appi, mitte ainult oma kantsleritele 150 000 eest autosid tagu otsa all soetama. Et loomulikult, ja ma saan aru, et me oleme selline riik, kus ei ole mingid maavarasid, ei ole sellist rikast ajalugu, aga tuleb ikkagi peeglisse vaadata ja oma kulud üle vaadata. Prioriteedid ümber mängida. Kas odav importtoit surub kodumaised tootjad täna nurka? Loomulikult surub, sellepärast, et meil ei ole väga suurt konkurentsi võimalik pakkuda. Et meil ongi väga vähe tootjaid, kütuse hinnad on tõusnud, väetise hinnad on tõusnud Iraani konflikti tõttu. Et meie tootjatel on väga raske, siinkohal ka iga ahela lüli on 24%-ga maksustatud, mis muudab selle tootmise veelgi kallimaks, et olukord on keeruline. No teie jaoks me teame, on toit ja toidu tegemine väga olulisel kohal elus. Kas olete pidanud ise toorainet ostes tegema mingisuguseid valikuid, mida võib-olla teisel ajal teiste hindadega ei teeks? Jaa, ma tarbin vähem kala kindlasti, mida ma sooviks rohkem tarbida, aga kui sa lähedki ja vaatad, et kohafilee on 10-14 eurot, siis see on ju absurd, et ühe toidukorra ühe osa on 14 eurot. Et ja see on, ja muidugi olen poodi ka vahetanud, et märkasingi, et ma nüüd käin hoopis teises poes kui varem. Ja ma arvan, et see on oluline asi ka tervisele, tähendab tervislikust vaateaspektist, et see on väga ränk ja see kallis hind hiljem nagu me maksame, ka praegu maksame kallist hinda, aga tervise arvelt tulevikus maksame ka kallist hinda. Kas hinnapõhiste otsuste tegemine poes jätab kvaliteetsema toidukauba lettidele ning väljendub hiljem rahva tervisel languses? See sama küsimus, millele te põhimõtteliselt juba vastasite, aga et tegelikult pikemaaegsed tagajärjed sellel saavad olema. Kindlasti, et see on ju täiesti tühi toit, kaloraaži seal on, aga ma olen huvi pärast käinud ka vaadanud poodides, et toite väärtust mitte. Jaa, absoluutselt, et mida sa saad sealt, et see ongi rasvumise üks põhjus ja et kuhu me nii jõuame. Ja hiljem peab riik selle kinni maksma nii ehk või maksumaksja. Just, et ja me näeme juba, et tegelikult on haigekassasüsteem on kokku kukkumas ja ma ei teagi, mis siin aastate pärast saab. Et see tuleb kõik ringiga tagasi, et me ise kaebame endale aukuse praegu. Kas kodumaiste toidutootjate välja suretamine toob paljudele põllumeestele pöördumatu kahju? Jaa, mul on väga kurb meel tegelikult meie põllumajandusseisu üle ja põllumeeste üle, et tegelikult riik peaks jälle kordselt toetama ja meil nüüd tuleb küll Euroopa Liidust see toetuspakett aastal 2028 vist on need maksed ja päris suures ulatuses, aga siin on jälle jutt, et maaelu arendamine, et sinna alla võib ka kuuluda Rail Baltic, et kas need põllumehed ikka näevad seda numbrit ja seda raha ja kas saame hoida seda põllumeeste lippu kõrgel. Järjekordselt tunnen, et põllumehi on alt veetud. Ma saan aru, et siin on oluline osa ka selles, kuidas lähinaabritega konkurentsis püsida. Jaa, eriti siis nüüd on ju. Kas usute, et toiduainete käibemaksu alandamisega kasvaks inimeste tarbimine?
Lätis see juhtus, aga kas ka meil? Ma usun küll, et selles suhtes, et see hinnavahe, mis nüüd tasku jääb, ei ole nüüd selline, et inimesed hakkavad välismaale reisima või välismaale mingit kinnisvara ostma, et see ikkagi ostetakse kas mingeid muid teenuseid ja see raha jääb Eestisse, et see lihtsalt ühest ämbrist teise läheb, et riik võiks ka sellest aru saada, et see väiksem käibemaks kompenseerib ennast mujalt. Kas oskate välja tuua kriitilisemat toiduainete rühma, mille hinnalangus oleks täna hädavajalik? No ökomunad või vähemalt siis mitte puurikanade munad on päris kallid, ütleks, et kindlasti munad, kodumaine hea leib, puhol-päts on 4 €, ma olen vaadanud, et ja hakkasin tooteid välja tooma, aga paratamatult sellised hinnad on. Ja see hind ei kujune kasuahnusest? No jah, sest proovi ise torti teha. Ma olen vaadanud praegu kodus üritada midagi magusat teha, on ikka nagu jabur, et 20 € tort. Et jah, et sellised isegi täiesti elementaarsed rühmad, mis tegelikult igapäevaeluks muna, leib, mis veel võiks sinna kuuluda? No liha kindlasti ja valk, ka nagu liha-kalatooted. Piimatooted on suhteliselt kättesaadava hinnaga praegugi, et see vähemalt on meelt rõõmustav. Aga mis oleksid need arengud, mida teie ootate, mis praegu võiksid juhtuda või kuidas võiks rahvale valitsus siis vastu tulla? Sellelt valitsuselt ma ütlen ausalt, et ma ei oota midagi suurt, et siin on lihtsalt see vastasseis on nii suur, et juba ilmselt nii-öelda enese uhkusest seda tagasi ei keerata. Kuid ma arvan, et inimene saab hääletada 8 kuu pärast ja see hääl saab olema väga oluliseks edasiseks 4 aastaks. Usute te, et toiduainete käibemaksu määr kujuneb selles valimiskampaanias ka üheks oluliseks punktiks? Ja juba on, ma usun, et kindlasti see saab olema väga oluliseks, et toit on eluks nii vajalik asi ja siin peab nagu riik sekkuma. Jana Gussanova, ma tänan teid nende vastuste eest. Nüüd aga räägime tervisemaastikust. Terviseamet ja Tervisekassa valmistavad ette kiirabivõrgu muudatust, millega jäetakse kiirabibrigaadi enamasti vaid 2 töötajat ja vähendatakse kiirabide arvu öösel. Laiapindsete muudatuste läbiviimisel on aga palju küsitavusi, millele tänaseks pole vastuseid leitud ning kiirabitöötajatele tundub, et hetkel on reformiga korralduslikest sammudest ette jõutud. Millised on praegused kitsaskohad, mis meditsiinitöötajad murelikuks teevad, seda räägime Õhtulehe tegevtoimetaja Tannar Leitmaaga. Tervist! No kõigepealt alustuseks räägime selle lahti, et miks leitakse, et seda reformi üldse vaja on ja kellele see on kasumlik? Kasumlik. Võib-olla meile kõigile on kasumlik, aga seal, mis on esimene probleem olevat, on see, et meditsiinitöötajaid jääb järjest vähemaks. See tähendab seda, et on vaja kuidagi leida, et variante, kuidas pakkuda kiirabiteenus selliselt, et ei kannataks siis omakorda siis teenuse pakkumine. Ja üks variant on siis sellest, et kuna päevased väljakutsed olevat tihtilugu suhteliselt sellised, et perearst peaks ka sellega hakkama saama. Väidetavalt on perearstidel endiselt rahastusmudelis sees ka see, et saab koju kutsuda, aga seda muidugi ei tehta. Ehk siis väga palju nagu kiirabi väljakutseid on tegelikult sellised väljakutsed, kus ei ole seda 3 inimese pädevust vaja. Samuti on, see on ka see, et päeval on nagu rohkem väljakutseid, öösiti vähem, mis tähendab, seda öösiti ei pea sellist valmisolekut olema ja päeval peaks saama siis 2 nagu töötajaga ära teha. Millest tekib probleem? Probleem tekib sellest, et senised kiirabiteenuse pakkujad, et neil pole päris selget nagu arusaama siiamaani, et kui pida täpselt ja kus ja mis ajaks peab vaja olema ja kas seda nagu tööjõudu neil praegusel hetkel olemas on, sellepärast, et seal peab siis on brigaadi juht on, mis õige nimetus, et peab olema temal lisapädevusi ja siis ka sellel kiirabitehnikul on vaja mingisugust lisapädevusi juurde, mis on koolitamist. Küll aga meditsiinitöötajad ise on just nimelt rõhutanud seda, et neid õde-brigaadi juhte ei pruugi olla piisavalt palju. On neid, kes on öelnud, et tegelikult nad on meditsiinisüsteemis olemas, need inimesed leitakse, samas teised väidavad vastu, et inimestest jääb abikätest jääb puudu. See ongi selles mõttes huvitav, et me peame teilt aru saama, et kiirabi teenuse hange
kas on nüüd just kõige suurem või üks kõige suuremaid hankeid, mida riik üldse meditsiinis teeb. See tähendab seda, et seal on nagu mängus üüratud summad. Seal peaks olema umbes 100 miljonit aastas on see nagu maht, mis omakorda tähendab seda, et mis on kiirabiteenuse puhul kõige olulisem. Mis sa arvad? No ma arvan, et kiire kohalolek ja pädevus kohapeal osata. Rahavoog on kõige olulisem. Nimelt kiirabiteenuse puhul on siis, kui sa lähed eriarsti juurde, siis seal on igal teenusel, mis sinuga tehakse, on eraldi hinnakiri, see pannakse kirja ja siis Tervisekassa maksab selle kinni. Kiirabiteenus on selline, et makstakse kindel summa aastaks. Või nüüd siis 5 aastaks või siis 10 aastaks. See on ka veel natuke selgusetu, kas tehakse hange 5 või 10 aasta jaoks. Ja esialgu oli siis, kuidas seda siis tehakse, on see, et tegelikult Eestis hakkab olema rohkem kiirabibrigaade, tehakse 4 piirkonda senist asemel, mis siis ideaalis peaks tähendama seda, et koonduvad suuremasse kohta kokku, on parem nagu hallata, ei tekki seda probleemi, et kui näiteks mingist maakonnast on ju kiirabiga veetakse patsient teise haiglasse, et see on korraga maakond täiesti nagu tühi kiirabidest ja nii edasi, et selles mõttes on kõik väga-väga loogiline. Aga kuna see hankesumma suures plaanis on niivõrd suur, siis tegelikult see on praegustele kiirabiteenuse pakkujatele elu ja surma küsimus. Ja seetõttu ongi seal veidikene selline hirm, et kas meil on kõik valmis ja kas hankel näiteks, väga palju sõltub sellest, et kuidas hankel midagi sõnastatakse, kas peab olema see valmidus praegu olemas, kas see peab olema siis selleks hanke 2028 alguseks olemas, et seda ei ole seal praegu veel täpselt selge ja see on ka ilmselt see, mis põhjustab siin praegu seda kõmu või siis sellist nagu ebakindlust. Ehk siis kõige täpsemalt analüüsiski olukorda Tallinna kiirabi peaarst Raul Adlas, kes ütles, et meditsiinis esmalt diagnoositakse haigus ja siis ravitakse. Et praegu tänast reformi on asutud risti vastupidi tegema. Ma kindlasti Raul Adlasega ma vaielda ei julge, aga tegelikult ju need kiirabi arengusuunad vist pandi paika 2023, et selles mõttes tegelikult seda 2 inimese kiirabi brigaad ja seda on nagu tegelikult juba seal pikemalt mõeldud ja ega vist Tartu oli põhiline, kes seda nagu soovis, Tallinn tegelikult ju ka, nende huvides on ka see, et saaks nagu rohkem kokku koondada, et siin Võrus on näiteks kiirabi brigaad haiglal ja nii edasi. Et eks Adlasel ka, Tallinna kiirabil on ka kindlasti see absoluutselt elu ja surma küsimus, et see hange võita ja eks see küsimus ongi nagu selles, et kas Tervisekassa ja Terviseamet, kes seda siis nagu teevad ja ministeerium, et kas nad teevad hanke nagu tegelikult korralikult, kogu reformi korralikult ja siis pärast vaatavad, et kõik jonksu jookseks või tekib seal mingisugune segadust. Nagu me Eestis teame, tahetakse parimat, lõpuks võib juhtuda ikka huvitavaid arenguid, et siin on nagu neid küsimusi. Mis need tagasilöögid siin olema võiksid või olla võiksid? Ega nagu ei oskagi seal on nagu see küsimus, et kui neid inimesi on justkui vähem brigaade vähem, et kas me suudame kohe kõik on ju tööle panna, seal võib juhtuda mingisuguseid, küsimus on ka selles, et kus kohast ja kuidas täpsemalt, kui 10 aastaks on sul tagatud see hange, on ju. Kõige olulisem ongi rahavoog, et sul on 10 aastat kindel hange, kas me suudame jälgida, et need hankevõitjad ei hakka see kuskil on ju veel rohkem efektiivistama ja kõiki muid asju. Et need tingimused peavad paigas olema, me teaksime, mida me hankevõiduga saame ja selles osas ei olda 100% kindel. Aga ma korraks joonisan sulle skeemi, mis muudab selle asja minu jaoks nagu hästi huvitavaks. Tegelikult ma kuulsin kiirabi reformi kas probleemistikust või siis sellest, et sellega saab kindlasti palju nalja. Umbes eelmisel aastal, kui hakati Tervisekassa uut juhti valima, siis ühesõnaga on üks... peaasi, et nali ei tule patsientide arvelt. Nali ei tule patsientide arvelt, võib-olla on see väga hea nali, võib-olla on tegu lihtsalt vandenõuteooriaga, aga ma joonistan siis ja ma vabandan, mul oli selleks täis valesti. Mul oli 1 aasta oli joonistamine 2, ma mäletan koolis. Ja siin on siis suur. Need on 3 kala, ma joonistasin. Need on väiksed kalad. Ütleme, see on Võru ja Jõgeva ja sellised kiirabid. Nemad peaksid nüüd alla neelatama selle kala poolt, kus on Tallinna kiirabi ja Tartu Ülikool ja nii edasi.
Tartu Ülikooli Kliinikum. Selle taga on veel üks suur kala, keda ametlikult ei taheta väga välja öelda, aga asja ilu on see, et selle kala nimi on Carell. Ja Carelli omanikud on endised Reformierakonna tegelased Rain Rosimannus ja Martin Kukk. Ühed omanikud, lõplikud kasusaajad. Need härrasmehed müüsid ka mingisuguse südamekodude osaluse nüüd hiljaaegu maha, neil on raha. Ehk mida nagu natuke kardetakse on see, et kui tuleb niivõrd võimekas ja finantsmuskliga suurpakkuja, et äkki juhtub niimoodi, et kui mõeldi alla neelta väiksed, neelatakse alla ka need keskmised. Ja kui sa paned kokku kõik need jadad, siis seal saab ehitada väga sellise vinge teooria, et oi, kuidas küll nüüd mängitakse kätte. Ja kindlasti see tuleb mingil hetkel hakatakse rääkima. Samas ühe rääkima. põhjusena, mis praegu välja käidi, et miks seda reformi on kohaselt vaja, on see, et poliitiline toetus sellele on hetkel olemas ja seega tulekski see nüüd selle valitsemisaja jooksul enne valimisi ära teha. Ja, et tegelikult seal on ka nagu plusskohti, on ju, et selles mõttes, et kõige olulisem ongi nagu efektiivsus, kas see, kui on, Carell on kindlasti väga hea firma, neil on ka nagu ressurssi ja nii edasi. Et see on siis selline teooria, mida siis natukene siin nagu kardetakse, räägitakse, et mine tea, mis, kus, kuidas. Ja eks 2027 vist septembris on ka see koalitsioon, 2026 septembris on see reform kirja pandud sinna valitsuskavva ja nii edasi, et siit saab ehitada igasuguseid toredaid teooriaid, on ju, et ega Reformierakond ilmselt märtsikuus või kuskil, ega neil võib keeruline olla valitsus olla, et selles mõttes on mõistlik ära teha need asjad, mis nagu võimalik on ja kindlasti kiirabi hange, kuna see on niivõrd suur, on koht, kus saab natuke efektiivistada meditsiinis, sest meditsiinis ka ju tervisekassa miinus on suur ja üritatakse leida kohti, kus midagi kokku hoida. Aga kuna see on niivõrd suur hange, siis alati, kui lähevad mängu nii suured rahavood, see hakkab väga palju nalja saama. Kui meditsiinis räägitakse alati sellest, et midagi tuleb efektiivistada, see tähendab, et see midagi tuleb millegi muu arvelt. Et kas praegu on näha, et kas see kiirabi reform tuleb millegi muu arvelt, kui öeldakse, et need õdebrigaadijuhid on tegelikult süsteemis praegu olemas, kas see tähendab seda, et need töötajad ja abikäed võetakse kuskilt mujalt ära, kus neid võib samuti vaja minna, ehk siis tööjõupuudus on ikkagi olemas? Ma ei ole 100% kindel, kas seal nagu, kui palju peab, kui praegu on, seal oli natuke 120 brigaadi, ütleme praegu on 100, korrutad 3-ga, tulevikus 120, korrutad 2-ga, kas seal nendes 3-st saab mingil määral nagu täiendõppega nagu ülespoole õpetada, kas need on olemas nendele tööandjatel, seda ma ka ei tea, aga selles mõttes on Et sina usud, et kui see reform läheb läbi, et siis võidavad sellest patsiendid kindlasti? Selles mõttes ma tahan uskuda tõesti, et tegelikult inimesed nagu üritavad parimat ja asjad nagu õnnestuvad. Eks kindlasti juhtub probleeme, aga see on natukene ka nagu meie kui inimeste nagu teema, et kui ma varba ära olen, ma ei kutsu endale kiirabi. Tegelikult. Ja niivõrd palju asju, kui te olete EMOs käinud, on midagi on nagu valesti, kui ühest küljest öeldakse, et ärge minge EMOsse mingisuguse väikse asjaga, samal ajal on EMOs inimesi, kes ütlevad, et see perearsti kätte ja samal ajal siis üritatakse veel ka perearsti lisaraha anda, et nad tegeleksid sellega, et seal nagu abi anda, et siin on kindlasti kohti, kus kohas saab hakata efektiivsust tõstma, aga nagu alati igas kohas, kus on raha nagu miljonites, siis alati tekib väga palju sellist müra, kus sa ei saa täpselt aru, et mis on see koht, kus nagu päriselt on probleem ja kus lihtsalt otsitakse probleemi, et mitte raha kaotada, enda raha. Aga lõpptulemus ma loodan, siiralt loodan, et Tervisekassa ja Terviseamet suudavad selle ilusti kokku panna ja korda teha, aga ohukohad on olemas ja sellele praegu siin ka natukene on näpuga näidatud. Aga taaskord. Tanner, ma igatahes tahaksin lõpetada selle intervjuu selle mõttega, et loodetavasti siiski see reform suudetakse efektiivselt tööle lükata viisil, kus patsiendid ja inimesed ei kaota. Aitäh! Kas elektritõukerattad on meie linnapildis piisavalt hästi reguleeritud või tuleks kuidagi neid seaduseid karmistada, sellepärast et koledaid õnnetusi jätkuvalt juhtub? Ja minu meelest tuleks küll karmistada, sest ja ise olen ka kuulnud oma tuttavatelt, kes
langes koomasse sellepärast, et juhtus õnnetus ja nii. Ise sõidate elektritõukerattaga? Jaa, On mõni õnnetus ka juhtunud? ükskord Mis juhtus? käeluumurd. Ei, ma sõidan veel. No tegelikult see on ettevõtete vastutada, et kuidas nad kontrollivad, kes nende elektritõukerattastele lähevad, et ikka peaks olema samamoodi nagu kui sa saad autoga, on näiteks olemas see kaardituvastus, et kui vana sa oled, et samamoodi peaks elektritõukeratastega olema, et ei ole nii, et 10-aastased oleksid seal ja samamoodi kui sa ise ostad elektritõukeratta, peaks olema nii, et ei oleks lubatud neid reguleerida kiiremaks, sest väga paljud elektritõukerattad on meil tänavatel sõidavad 50 kilomeetrit tunnis. Oih, ja no minule need tõesti väga ei meeldi, aga ma tean, et need aitavad paljusid. Pigem tundub ju need probleemseks on need, kellel on isiklikud ja kellel ei ole neid piiranguid peal. Nii et võib-olla kuidagi neid tuleks reguleerida, et millist on üldse luba müüa poodides ja selliseid asju. Natuke tuleks vist karmistada, ma arvan. Teate, ma olen Mustamäel ja mind nagu ei häirise. Pean tunnistama, et ei ole viimase aja reeglitega kursis, ise tõukerattaid ei kasuta, keegi mulle otsa pole sõitnud. Võib-olla esteetilises plaanis risustab linnapilti see, et nad jäetakse suvalistesse kohtadesse, aga kas see on kuidagi reglementeeritud või peaks olema? Ei, ma vaatan, et poldid on tegelikult kokku korjatud, et tegelikult enne häirisid, et oli nagu liiga palju vist tänavatel, kuigi vahest on vaja, aga siis ei viisi tuua jälle. Aga praegu on pilt paremaks muutunud? Ja ma arvan jah, kahjuks juhtub lastega palju õnnetusi, et võiks vähem juhtuda. Pääsevad siia liiga kiired rattad, kahjuks. Aga praegusel moel edasi minna on keeruline, et tuleks ikkagi kuidagi sekkuda? Minu meelest küll jah, eriti isegi autojuhina ja rattajuhina on ju keeruline ja need tekitavad ohtlikke olukordi, nii et minu meelest tuleks midagi ette võtta, jah. Mul just oli üks tuttav, kes suve alguses oli elektritõukerattaga ja lihtsalt täiesti õnnetult polnud tema probleem, oli kõik liiklustundlik, oli liikluskindel, aga ta lihtsalt libises ja murdis oma jalaluu ära ja nüüd on täiesti terve suvi voodis pikali. Nii et teie hinnangul tuleks siiski siis natukene karmistada neid reeglid ja veel korra üle vaadata, et oleks ohutum see liikluspilt meil? Kindlasti see on ikka nagu jalakäijatele ja ka sõidukijuhtidele vajalik. Head vaatajad, selliseks meie seekordne saade kujuneski. Tuletan meelde, et saade pealkirja taga on järelvaadatav Õhtulehe YouTube'i kanalist ning ka Spotify's. Mina kohtun teiega taas Õhtulehes igal reedel kell 2.